Räägime täna sellisest teemast, mis puudutab igat inimest, nimelt surmast. Surm on vältimatu meile kõigile. Nii vanad kui noored lähevad sellest surmast läbi. Meie ise läheme sellest ühel hetkel läbi. Aga mis see surm siis ikka tegelikult on? No surm on minu teadmist mööda lahutus. Ta on lahutus ja teda mõistetakse siis mitmel erineval tasandil. Piibel räägib 3 tüüpi surmast. Kõigepealt vaimsest surmast, mis on inimese vaimu ja Jumala vaimu vahelise osaduse ja selle elu ringvoolu katkemine. See on vaimulik surm. Et inimene jääb alles, ta jääb vaimolendiks, Jumal jääb alles, ta jääb selleks, kes ta on. Aga meie vaheline see elu, Jumalat lähtuv igavese elu, see tervendav, energiseeriv, see ilmutusi toov ja nii-öelda arendav elu, see lihtsalt lakkab meie sees. Ja me nagu jääme kängu seest. See on vaimne surm. Siis teine surm on hingeline surm. Ja see on siis meie mõtteviisi ja meie arusaamade, väärtushinnangute võõrandumine sellest, mis on tegelik, ehk mis on Jumala juures, kust kõik on oma alguse saanud, eks ole. Ja selle niimoodi ära keeramine, et see isegi ei mäleta, et Jumal on ja eitab tema olemasolu. Ja 3. on füüsiline surm, mis on siis selle kõige tagajärg ja selle all mõistetakse siis ihu ja hinge lahutust, ühesõnaga vaimu ja hinge lahutamist elavast ihust, ühesõnaga, sest ihu nagu ei saa enam toimida, et vaim ja hing lahkuvad sellest ihust. Ja nüüd vaim ja hing jäävad alles, nendega ei juhtu mitte midagi selles mõttes, et nemad lähevad edasi ja kui nad nüüd vastavalt sellele siis, mida nad siin elus on teinud, kas siis nii-öelda õigsuse paika või siis sinna, kus on ebameeldivad asjad. Et nii või teisiti, see on nagu mingi valmis saamine, võiks öelda, et on uks igavikku. Ja on olemas erinevad teooriad selle kohta. Paljud inimesed arvavad, et me oleme olemas enne, kui me siia tuleme. Et me ei saa olemis alles siin, vaid üks teooria ütleb, et hinged või need inimvaimud nagu parvlevad Jumala ümber ja vaatavad, et milline elu siis maailmas vajab ära elamist, eks ole. Et see roll on vaja täita, keegi peab seda tegema. Selline elukäik on, sellised asjad juhtuvad ja nii edasi. See kõik on määratud. Ja siis keegi ütleb, las mina olen Veiko näiteks. Või las mina tahan olla Mart, kas ma võiksin olla Mart näiteks. Ja siis Jumal valib nende seast, ütleb, et okei, et sa võiksid olla Veiko küll. Et mine siis ole Veiko seal, eks ole, või mine ole Mart. Ja et kui sa siia tuled või ühesõnaga sa sisened sellesse maailma, siis sa nagu, sul tõmmatakse stepslid välja, sa ei mäleta enam midagi sellest, mis oli kunagi. Ja siis sa nagu ärkad uuesti nagu teadvusele siin selles variandis. Ja on palju inimesi, kes ütlevad, et kui nad siit lahkuvad, siis on need stepslid pannakse sisse tagasi ja siis äkki uuesti tead nagu neid asju, mida sa ka enne teadsid. Aga mõned inimesed ei reageeri sellele hästi ja nad ütlevad, et see päris nii ei ole. Et kui sa siit lähed näiteks ära läbi surma, et siis ei ole nii, et sa äkki kõike tead, vaid sa siis ikkagi avastad veel edasi, kuidas see asi seal on ja mismoodi siis kõik on ja nii edasi. Et siin need asjad lähevad lahku natukene. Ja Piibel sellest tegelikult väga palju ei räägi. Ta ei räägi, mismoodi see on, ta ei ütle meile täpi pealt, kus oli enne või kas oli enne või mismoodi see oli. Ta ei spetsifitseeri näiteks, ei määratle ära, kust inimese vaim tuleb inimese ihusse. Kas siis, kui on inimese ihu on eostatud juba või missuguses loote arenemise faasis inimese vaim läheb selle loota sisse, et me ei oska seda öelda. Me ei tea sellest mitte midagi. Aga surm sellisel kujul on lahutus ja ta on ühtlasi ka mingisugune joone tõmbamine. Ta on mingisugusel tsüklil, arengu ja õppimise tsüklil on joon all. Ja me näeme, et paljud inimesed surevad enneaegselt. Nende nagu arengutsükkel ei saa täis mingisugusel põhjusel. Me ei tea, miks see täis ei saa. Mõned surevad noorelt, mõned surevad väga noorelt, eks ole, mõned lastena lausa. Ja teised jällegi elavad pika elu ja juba tahaksid surra, aga no kuidagi ei sure. Et siin on 2 probleeme, mõned on liiga vähe, teistel justkui liiga palju. Meil jällegi inimlik seletus selle kohta puudub, et miks see just niimoodi on. Me ei oska seda öelda, miks teistel on niimoodi. Aga ma tean, et
sellel kõigil on mingisugune selline põhjendus, mis on väljapool meie tänast loogikat ja teadmist. Sest selleks, et sellele küsimusele vastata, me peaksime oskama vastata sellele nagu Jumala perspektiivist, kes kõike teab ja kõike näeb. Sellepärast, et me sageli kanname siia maailma sündides kaasas ka eelnevate põlvkondade pärandit ju. Me sünnime millegi sisse. Minu ema ja isa tegid midagi, nad olid keegid, eks ole. Ema on mul näiteks siiamaani elus. See pärand, mis on tema elus, on mõjutanud mind. Ma olen selle sisse sündinud ja teataval vääralt vean seda kaasa, nii nagu laev veab vett kaasa, eks ole, mingil vääralt, kui ta läbi vee läheb. Aga ikkagi see ei tähenda, et ma olen selle poolt määratletud kõik, aga see ikkagi mõjutab mind. Ja nüüd, millise kursi ma siin valin, mis ma nende kaartidega teen, mis mulle kätte antakse. Mulle tundub, et see on see põhieksam. Ja küsimus võib-olla ka see, et kas ma valin valguse, kas ma valin otsida tõtt, kas ma valin igatseda tõtt, kas ma valin võidelda selleks, et pääseda tõe sisse, et pääseda valguse sisse, et kas ma luban valgusel tulla sisse hoolimata läbikukkumistest ja hoolimata sellest tagasilangemistest ja löökidest ja kõigest oma rumalusest ja rikutusest ja ikkagi, kas ma tõusen üles ja ei lase lahti, kas või kulmude peale ka selles suunas, et või elan ma rahulikult ja mida ei huvitagi ja on mingid usuasjad ja see pole üldse minu asi ja mingid veidrikud tegelevad sellega ja mul on tunne, et väga suur osa elu tegelikkusest ja eksistentsi tegelikkusest on meie silmadest varjatud niimoodi, et me alles siis, kui me vahetult sellega silmitsi oleme, ärkame, et oi taevas, et see osa elust ja eksistentsist on ka olemas ja see on võib-olla isegi veel olulisem kui see, millega ma kõik ülejäänud elu olen tegelenud. Ja võt, minu meelest surmatraagika, kui ta üldse olemas on, seisnebki põhiliselt selles, et meil on nagu see maailm, mis on meil on nagu tõmmatud nagu müts silmile vähe. Nagu Matrixi film ütleb seda, budistid õpetavad, et see maailm on tõmmatud meile silmad ette, et me ei näeks asju, mis on selle taga, mis on tegelikult nagu olulised. Ja meil tuleb nagu läbi näha see, mis on meil pähe tõmmatu ja näha neid asju, mis siin selles variandis on nähtamatud, mis on tegelikult kõige olulisemad. Et selles mõttes siin on nagu kristlus ja budism isegi ühte meelt selles asjas. Inimesed reeglina kardavad surma. Oskad sa öelda, mis on selle põhjus? Ükski elav olend ei taha surra. Ja samal ajal näiteks, kui ma mõtlen, et kui täna ütleks mulle keegi, näed, Mart, siin selles pudelikeses on see rohi, joos ära ja sa oled igavesti noor ja sa ei sure mitte kunagi. Ma ei ole kindel, et ma selles maailmas niisuguses variandis tahaksin igavesti eksisteerida. Ma ei ole üldse kindel selles. Ma arvan, et 60-70 aastat või natuke rohkem või mis iganes Jumal on elu hea inimesele andnud, nii nagu see piiblis määratletud on täiesti piisav. Ma arvan, et isegi pooled tahaksid varem ära minna. Ütleksid, et mul on sellest siin juba niimoodi, et ma aitäh, ma rohkem ei taha. Aga ma mõtlen, et kõige suurem hirm, miks inimesed surma kardavad, on see, et nendel on nende kõige olulisemate vaimsete asjadega vahekorrad selgitamata. Nad on elanud nendest hoolimata, nad on elanud neid üldse arvesse võtmata ja nad taipavad äkki, et nad on silmitsi tõsiasjadega ja et see ei olegi musta kuuemeeste jutt, ühesõnaga. Tegemist ei ole mitte preestrite mingisuguse lalinaga, eks ole, mida on mingi müügijutt, mida kirikus räägitakse, vaid tegemist on millegagi, mis on objektiivselt olemas, aga seda tajub inimene alles siis, kui ta on sinna lähedale sattunud. Kuidas kuidagi kellelegi armu antakse, mõni taipab varem, mõni ei taipagi üldse. Ja kuidagi, kui see elu on mööda elatud, nii-öelda märgist mööda, piibel ütleb selle nimeks patu. Patt on märgist mööda panemine. Kui see on niimoodi selles märgist mööda elatud, siis surm on kohutav, sest see ei anna võimalust enam midagi parandada. Siis sa lähed nii-öelda läbi kukkununa, pead seisma selle ees, kes sind lõi, eks ole. Ja see on kohutav, inimene ei taha seda teha. Ja samamoodi, kui inimene mõtleb oma elu üle järele, minagi pidin mõtlema oma elu üle järgi, olen mitu korda pidanud mõtlema ja küsinud endalt, et mis see siis õiti on, mida ma tahan. Tegelikult tahan. Ja jõudsin järeldusele, et ma tahan tegelikult seda, et see, kes mind lõi, ütleks mulle hästi tehtud. Tubli. Tähendab, või vähemalt kui ma 3 saan, siis on ka hästi. Siis olen juba võidumees. Aga et mind ei rahulda mingid muud asjad ja sellepärast ma loobun asjadest, mis on selles elus olulised võib-olla teistele. Eks ole, mul ei ole üldse olulised need asjad, mis teistel on. Ja ma olen palunud Jumalalt, et ma näeksin siin ilmas nähtamatut, et see, mis on nähtamatu, oleks mulle reaalsem kui see, mida ma siin käega otsuda näha. Aga paljud ei oska niimoodi mõelda üldse. Ja ma leian, et see on ka Jumala arm, mis meile niisuguse mõtteviisi üldse kingib või selle võimalusega, et me niimoodi mõtleme. Et see hirm selle eest, surma ees on ikkagi hirm selle ees, et me peame vastutama lõpuks.
Ja piibel ütleb meile niimoodi, et me vastutame selle eest, mida me siin oleme teinud, ühesõnaga sellel asjal on tagajärjed. Ja sellepärast ta räägib, et piibel ütleb, et igal inimesel on määratud surma, aga pärast seda on kohus. Ja kes tahaks kohtu ette minna, keegi ei taha. Aga see kohus on mitte see, et nüüd hakatakse sulle ära panema, et kohus on see, kaalutakse, mis sa oled, kuhu sa oled jõudnud, kas sa oled kasvanud, kas sa kasutasid oma võimaluse või raiskasid need ära. Ja Jumal on hoolitsenud selle eest, et igas ajastus, igas kultuuris, igas maailma variandis, versioonis on tõde leitav. Kogu aeg on tõde leitav. Kõige olulisemad tõelemendid on igal pool kätte saadavad, kogu aeg. Aga nad ei ole alati sul nii-öelda ukse ees, et sa pead otsima neid. Et küsitakse sinu käest kindlasti, et kas tõde oli leitav sinu ajal? Oli, kas sa otsisid seda? Kas otsisin või ei otsinud? Nüüd tulebki. Mis oli mul olulisem? Kas see, mida inimesed minust arvavad või see, miks ma siin olen? Kas ma üldse küsisin endalt neid küsimusi või lihtsalt elasin nagu sülg suhu tõi nii-öelda või siuksed lood on. Nii et Jumal ütleb, et me peaksime elama temale. Jumala sõna ütleb, et me peaksime elama talle. Ja kui me ei ole talle elanud, nii nagu ta on meid määranud, me ei ole isegi temalt küsinud, et tema lõi meid siia ja me ei ole temalt kunagi küsinud, miks sa meid siia tõid, miks ma üldse olemas olen selline, siis muidugi me tunneme surmas hirmu, absoluutselt. Tundub, et see elu siin on justkui ettevalmistusklass selleks, kuhu me oleme minemas, selleks tulevaseks eluks, kus me siis tegelikult elama hakkame. Piibel huvitaval kombel täpi pealt seda niimoodi ka näeb ja ütleb, sest et kui kõik sündmused on sündinud, maailma ajalugu on otsas, kurat on kinni võetud, saatan on vangistatud ja heidetud tulejärve, kohus on lõpetatud ja Jumal on oma inimkonna keskel. See ütleb, Jumala telk tuleb inimeste keskele. Ühesõnaga, ta loob selle planeedi uueks või võtab mõne teise planeedi, mul ükskõik, eks ole, et küll ta teab, kus õige ja hea koht on, eks ole. Ja ta ütleb, et siis Jumala linn tuleb ülevalt alla inimeste juurde ja tema elab nende keskel ja siis on tema nende Jumal, nemad on tema rahvas. Ja selline koos elamine või koos eksisteerimine, nüüd elamine alles algab. Just. Ja nüüd minu arust meie mõte on siin, see on nagu nagu kuidagi mingi sõel, mille me peame läbima või mingisugune eeleksam, mille me peame ära tegema, sest nagu, mis ta ütleb, et sinna pühasse linna ei pääse miski, mis on rüve, mis on vale, mis on võlts, mis on kuri, ükski, kes armastab ja teeb valet näiteks. Näiteks, kui paljud inimesed on võtnud ja analüüsinud, kui palju minu elu koosneb valest ja pakasuhhast, et ma näitan midagi, olen keegi, kes ma tegelikult ei ole või midagi niisugust. Ja et ma hakkan tegelikult sellega tegelema oma elus, et siis tegelikult olla see, mida ma tahan, et näidata, et ma oleksin. Või et ma liiguksin selles suunas, et minust saaks see, kes ma tahaksin olla. Ja muud sellised asjad, see on see koht, kus kogudus tuleb appi ja nagu toetab inimesi ja see on see koht, kus seda ei ole tegelikult võimalik teostada ilma Jumala püha võimuta meie sees. Ilma Jumala võimuta seda ei saa teha. Et seda inimene ise nagu ei saa, et võtab ennast juustest ja hakkab arendama. Kui nüüd keegi sind kuulab ja mõnel on tõeline surmahirm, siis mis on see retsept, mille sa annad, kuidas sellest välja tulla? Kõige lihtsam asi. Loe, võta Jumala sõna või võta mingi lähim õpetaja või keegi küsi, mida piibel õpetab selle kohta, kuidas inimene peab elama. Vaata, loe, võta Uus Testament, loe, mida Jeesus ütles, mismoodi inimene peab elama. Loe mäe jutlust, mida inimene peab tegema, eks ole. Ja siis vaata oma elu, mida sa teinud oled. Loe seda, mida Jumal vihkab sealt piiblist. Ütle, mis asjad, mille peale ta nagu kuri on, eks ole. Ja vaata siis oma elu, vaata nende standardite valguses oma elu, eks ole. Ja siis mine Jumala ette ja võta, kirjuta üles kõik, mida sa tead, mis on mööda, märgist mööda. Ja siis nüüd hakka lihtsalt Jumalat otsima ja paluma ja palu Jeesuse verd nende asjade peale. Et Jumal lepitaks sulle sinu süü, et sa võiksid kuidagi veel pääseda valguse kätte. Ongi kõik. Ja sa ära jätta enne järele, kui sa tunned sinu südames, sa tead, et sul on andestatud. Et sa pead otsima seda lepitust. Teinekord on selleks vaja päevade kaupa hüüda ja nutta ja otsida, aga sa saad selle lõpuks selle kontakti. Sest kiri ütleb, et kes palub, see saab ja kes otsib, see leiab. Ja kui see juba elu ajal tuleb veel, et sa veel elad ja sind lastakse veel sisse, see on suur arm. See on väga-väga suur arm. Sest kui surm on olnud, siis piibel ütleb, et pärast surma ei ole enam midagi inimesel võimalik teha. Siis on see, mis on, siis on skoor see, mis on täpselt. Rohkem ei ole midagi teha. Nii et piibel ei toeta nagu uuesti sünni teooriat, seda taassünni teooriat, et me sünnime, meil on mitu elu ja kui sa selles elus elad halvasti, nagu näiteks õpetavad siin budistid, eks ole, et siis järgmises elus sünnid võib-olla näiteks sitikana või mingisuguse koerana või midagi nii. Et meil on üks võimalus ja meil tuleb seda hästi kasutada. Et me peame lootma Jumala halastusele ja armule
ja see lepitab meid.